Tervist, rahvas, üle pika aja. Nagu juuresolevalt pildilt näete, on meil ilus, kena, kevadine õhtupoolik. Päike paistab, ilm on ilus, aga külm. Ja täna on plaan teha focacciat. Focaccia on selline itaaliapärane leivatoode. Aga kõigepealt ma lahustan väheses vees suhkru ja pärmi, siis võib edasi rääkida. Seepärast, et ma mõõtsin, kraadisin vee ära, et ta nii 40 kraadi, et kui ma siin jutustan, siis ta jahtub maha. Et nagu teada, vesi ei või olla liiga kuum, aga ka mitte liiga külm. Äratame selle pärmi ellu, et ta hakkaks siin reageerima suhkruga. Ja ootame 10 minutit. Focaccia on siis Itaalia lameleib, kui nii võib öelda. Neid on lugematuid variante alates krõbedast kuni niiske, nätske leibani. Leib on kuidagi meile keeruline öelda, sellepärast, et me oleme harjunud leivaks nimetama rukkijahust toodet, aga see on nisujahust. Ja meie focaccia tänane siis on üks levinumaid focaccia alla rosmarino. Ehk see on kaetud rosmariiniga. Ja rosmariin on ka üks levinumaid taimi, millega see focaccia kaetakse. Kaetakse ka punega, mida iganes, et ei ole kindlat reeglit. Nii, aga ma tunnen aroomi, vaikselt on, veel ei ole 10 minutit, aga natukene veel. Et siis segame taigna valmis. Kogused ma kirjutan juurde, ei hakka siin praegu lugema. Kas ma isegi peast praegu kõike mäletan, mõõtsin enne välja, nii et saate lugeda. Nii, meil on siis läinud juba suhkur, vesi, pärm. Nüüd läheb jahu. Läheb ka semolina. Semolina on poest täitsa saada. Miks semolinat siia lisatakse? Ausalt öeldes ma ei tea. Oliiviõli kogused on ka erinevad. Alates seal natukesest kuni õlist tilkuvani. Ja nüüd võime panna ka soola. Soola ma enne ei pannud, meil oli vaja, et pärm reageeriks. Ja lisan ka veel mett, ühe tubli teelusikatäie. Ja nüüd segame selle kõik segamini. On focacciad, mida sõtkutakse. Ma olen ise teinud. Ma käisin koolitusel, kus tegime ka focacciat. Ja seal oli hoopis teine taigen. Käis selline tõsine sõtkumine laua peal. Aga meie teeme natuke teistmoodi. Ja mulle meeldib see rohkem.
Ja nüüd peaks pealt katma kilega ja lasta tal kerkida tund aega. Aga minu kilerull on, saab, aga leiutasin koha peal palju parema variandi. Näete, ongi kaetud. Ja sooja kohta kerkima tunniks ajaks. Võib-olla on teil põrandaküte põrandale, aga on palju parem variant. Ahi nõrgale kuumusele 50 kraadi, 40-50 ja see on kõige parem. Kerkib nii mis jube, mitte nüüd nii, aga kerkib ilusasti. Ja tunni aja pärast jätkame. Vahepeal on möödas terve tund. Taigen on kerkinud ilusasti. Ja ma olen ka põlle õigetpidi ette pannud. Iga kord, kui ma teen videos mingi pikema vahe, siis midagi juhtub. On põlle ette, vaatan peeglist, seal ju kirjad õiged. Ja proua märkas, nii et piinlik lugu, aga mis teha? Nii, taigen on meil ilusasti kerkinud. Nüüd teeme sõrmed õliseks ja hakkame taigent lappama. Tuleb õlikaus kohe ligi võtta. Nii, katsuks ühe käega. Niimoodi me seda õli tasapisi siia lisame. Ja keerame siia niimoodi kokku. Jälle sõrmed õliseks. Võtan abivahendiga kausi küljest ära. Ja nüüd jälle ootame, aga seekord pool tundi. Ja siis lappan jälle. Ja siis veel pool tundi ja jälle. Ja niimoodi 3-4 korda. No ma vaatan, mitu korda ma viitsin. No 2 korda teen kindlasti. No siis vaatame edasi. Aga nüüd jätan jälle seisma pooleks tunniks. Pool tundi möödas. Näete, on jälle kerkinud. Seda ta peabki tegema. Ja lappame jälle.
nii, see oli siis teine kord. Ja ootame jälle pool tundi. See focaccia tegu ei ole mingi naljaasi. Nüüd olen ma keeranud ringi seda taigent 3 korda pooletunniste vahedega. Näete, hakkab juba pimedaks minema. Nüüd oleks aeg panna taigen pannile. Ja siis vaatame, mis saab edasi. Selline õline taigen. Arvatavasti see ei jääks siia kinni, aga ma ei tea, igaks juhuks, et mitte siin kaamera ees häbisse mitte jääda, et siis ma panin küpsetuspaberi. Aga nüüd taas käed õliseks ja jagan ta siia laiali. See ongi nagu mingi reegel, et focaccia on sõrmeauke täis. Selline ta peab olema. Näete, käärimine käib, mullid tulevad. Ja nüüd jätan jälle seisma. Jälle pool tundi. Ta peaks selle ajaga kahekordistuma. Aga seejärel läheneme tõesti finaalile juba. Läheneme siis grande finaalele. Sõtkume veel korra. Mitte ei sõtku, vaid teeme auke. Ja nüüd paneme peale meelepärased koostisosad, milleks on siis oliivid. Mul on kalamata oliivid. Lõikasin pooleks. Ma vajutan nad sisse, sest ta peaks kerkima päris palju ja et ta ei oleks nii väga sai, vaid et oleks täidist ka. Täidis siis lisandite näol. Siis kirstomateid. Kõik need on head asjad, sobivad siia. Šalotsibul samuti sobib. Üks sibul ära viilutatud. Sokutame ta siia ära kuidagi.
Ja nagu ma enne rääkisin, focaccia rosmarino, rosmariini okkad. See sobib ka siia väga hästi. Ja kõige krooniks soolahelbeid. Ongi tehtud. No natukene niristan veel oliiviõli ka. Ahi on mul kuumaks köötud 200 kraadini. Panen ahju umbes 20 minutit või kuni kuldpruuni jume ilmumiseni. Kaua tehtud kaunikene, focaccia a rosmarino. Noh, võib-olla võib siia veel lisandeid panna, sest peale rosmariini on siin oliivid, kirstomatid, salottsipul. Tegin siis 200 kraadiga, ahju keskel, kuumus alt, kuumus ülevalt. 20 minutit hakkas täis saama, vaatasin, jumet võiks rohkem olla. Tõstsin temperatuuri 206-ni, keerasin lihtsalt juurde. Selline lihtne reguleerimine nagu sellel on ja vaatasin siis termomeetrilt, et oli 206. Hakkas jume tekkima, siis panin veel pöörtõhu, paar minutit seda ja valmis ta sai. Vormist tuli ilusasti välja. Ja nüüd on ka natukene aega jahtunud. Aga mis siis ikka? Pidulik degusteerimine. Lõikame siit siis viilu. Ilusasti krõbiseb. Suu valgub sülge täis. Selline. Üks oliiv kukkus välja, tema peab siin olema. Näete, täitsa ilus sai. Jah, eks ma ju tean, mis maitsega ta on. Oliivid on täitsa omal kohal, rosmariin sobib hästi. Vastu ööd nüüd vist hea ei ole sai omale sisse ohmida, aga
hea mõnus soe on ja ma ikka haukan veel mõne tüki. Ja need soolahelbed ka siin peal, just täpselt omal kohal. Tunned niimoodi soolatera suus, väga sobib. Selline lugu siis seekord. Kui teile mu focaccia meeldis, siis olen tänulik like eest. Ja kui te sattusite taas uued inimesed juhuslikult siia, siis vajutage seal ka seda subscribe'i nuppu ja ka kellukest, siis on teada, millal uus video tuleb. Vahepeal käis mul üks kalakaupmees ukse taga ja rääkis, et olla ilmunud kalastaja ajakiri, kus on minust persooni lugu. Ma ei ole ise veel seda näinudki. Nii et kui huvi pakub, siis lugege kalastajat. Aga soovin teile kõike head ja varsti näeme jälle.